Tere taas! Hiljuti rääkisin teile kaldea numeroloogiast ja pika otsimise peale õnnestus mul saada selline raamat, mis on siis tegelikult ühe väga kuulsa numeroloogi, hiromandi, astroloogi sulest. Ma ei teagi, kas nüüd oleks õigem hääldada inglisepäraselt seda nime Seiro, sest Iiri päritolu ta on, kuid kuna see ei ole tema õige nimi, tegemist on Lord Louise Hammoniga, kes siis kaua aega ennustas sellise varju nime all ja õnnestus mul siis teada saada, et see Seiro on siis tegelikult kreeka keelest tulenev ja tähendab siis kätt ja ai soovitas mul seda pigem Kairo hääldada, aga see tundub mulle kuidagi väga võõrastav. Ütlen ikkagi, et Seiro tundub kuidagi normaalsem. Tegemist on siis mehega, kes sündis 1. novembril 1866 ja elas siis 1936. aasta 8. oktoobrini. Ja tegin siis ka tema pentagrammi. Tema edukuse kood on 12363, hästi huvitav. Ja tema elumissioon on 12, 6 ja 18, kusjuures karmavõlg on ka 18 ja vaimsuse kolmnurga tipus on number 11. Kes nüüd numbritest rohkem teab, siis kindlasti see oli kõnekas. Igal juhul ma soovitan seda raamatut ja miks ma teda soovitan on siis see, et kuigi sirvisin see raamatu juba algusest lõpuni läbi, täna ma sain selle alles. Ei ole küll sõna-sõnalt veel läbi lugeda jõudnud, aga mulle tundub, et selles raamatus kaldea numeroloogiat ei mainita küll kordagi. Numeroskoopidest ka ei räägita, küll aga seletatakse nii ühekohalised kui ka kahekohalised numbrid põhjalikult lahti ja kasutusel on siis tõesti see kaldea numeroloogia tähevibratsioonidega siis numbrite ja tähtede süsteem. Ja mul õnnestus saada siis info selle kohta, et Seiro tõesti siis kaldea numeroloogiat ka harrastas ja kaldea numeroloogia kohta kindlasti tuleb siis öelda seda, et tegemist on iidse süsteemiga, mida siis jagati õpetajalt õpilasele ja ülestähendusi või kirjalikke allikaid täielikust süsteemist on ääretult vähe. Ka Seiro siis püüab seda süsteemi edasi anda, aga see on natuke tema oma tõlgendus, kuid ta kasutab jah seda originaalselt kaldea süsteemi. Mulle tundub, et miks see teema mind kõnetab, on see, et ma mõnes oma eelmises elus olen ka seda süsteemi paremini vallanud, sest mida rohkem ma sellega tutvun, seda rohkem äratundmist siin on ja hästi huvitav on see, kuidas siis nii-öelda süsteemiga tutvudes eelnevalt just nagu sisetunne ütleb, et mismoodi see arvutamine käib ja pärast siis nii-öelda leiad kinnituse sellele, et nii päriselt siis ka on. Mida ma tahaksin nüüd võib-olla lausa isegi
ette lugeda siit kokkuvõttest, mis on minu arvates Seira poolt nii kenasti öeldud, ongi seotud siis sellega, kuidas inimesed esoteerikasse ja okultismi on suhtunud, ja tema rõhutab siis seda, et suured riigipead on alati siis okultistlikest teadmistest huvitatud olnud ja arvestanud siis sellega. Nii, tsiteerin. Kaasajal seostub okultism sageli arusaamaga, et selle uurijad kuuluvad tühjade unistajate või nende sekka, kes elavad enda väljamõeldud maailmas. Selle arusaama tõttu on keskmine inimene tänapäeval sellised teadmised kõrvale heitnud või kustutanud kui ebapraktilised, mis ei aita raha teenida ega eluga toime tulla. Lisaks sellele on talle kõrva kõmistatud, et kõik sellised õpingud on seotud nõiakunstiga ning ühel või teisel viisil saatanaga seotud. Käies pühapäeviti kirikus ning kuuldes iga kord, et ta on õnnetu patune, keda ootavad karistus ja piinad nii selles elus kui ka tulevases maailmas, jääbki ta viimaks uskuma, et on õnnetu patune ega julge otsida ühtki teadmist, mis võiks temalt raputada kommete ahelad, mis teda alla suruvad ning vaimses ja intellektuaalses orjuses hoiavad. Ilmselt ei ole tal olnud võimalust teada saada, et maailma vägevaimad kuningaid on võlgnud enda edu ja rikkuse neile nõu andnud astroloogidele või seda, et Egiptuse maagidel oli enam võimu kui preestritel või valitsejatel. Ilmselgelt pole ta kunagi lugenud sellest, et kuninganna Elisabeth konsulteeris astroloogi ja käelugejaga kõikides tähtsates riigi asjades ning et Inglismaa saatust on ajast aega juhtinud needsamad okultismi õpilased, kelle kohta talle on õpetatud, et nad pole olnud muud kui mustade kasside seltsilised ning saatana kaastöölised. Ja nii edasi, ta toob siin terve rida näiteid. Ja jõuab siis tõdemuseni, elu pole muud kui müsteerium. Me ei tea selle päritolu, me ei tea selle lõppu. Me näeme saatuse jooni, mis kannavad endas tuntud ja tundmatut, nagu läbi ähmase klaasi ning imestame, miks. Me tunneme, et iga asja taga on kord ja kavand, kuid seda ainult minevikule tagasi vaadates, kui imelised mustrid nähtavaks saavad. Meil on tõesti vähe usku, meil inimestel. Me unustame, et oleme tehtud Jumala näo sarnaseks ning seda unustades müüme oma esmasünniõiguse üldlevinud uskumuste läätse seemne eest. Me ei söanda mõeldagi, et me võinuksime midagi teada, sest tarkus on ju antud ainult õpetajatele. Ehk siis, mis mulle tema juures väga meeldib, on see, et ta püüab oma õpetuse ja teadmised nii lihtsasti lahti seletada, et iga tavaline inimene saab sellest aru. Ja see pani mind mõtlema sõna maagia üle, et mida siis need sõnad tähendavad, mida me kasutame. Et ka siin tekstis toodi välja sõna nõid. Nõid iseenesest on lihtsalt üks eestikeelne sõna, mis koosneb häälikutest N, Õ, I ja D, mis ei tähenda mitte midagi. Inimene on see, kes on selle tähistatava ja tähistaja sidunud ja oma sildik külge pannud. Kes siis on nõid? Oled sa sellele mõelnud? Üsna sageli kasutatakse seda halvustavas tähenduses, aga ka see ei tähenda mitte midagi.
No lätlased ütlesid ju ka mulkide kohta mulk, mis läti keeles tähendab rumalat või lolli inimest, aga mulgid võtsid selle sõna teises tähenduses kasutusele ja kannavad seda nime uhkusega. Samamoodi on võib-olla nõidadega, kuigi mulle ei meeldi ei nimede, ei sõnadega sildistamine, aga ütleme siis niimoodi, et see, mida sõna nõid tähistab, on pigem inimese avatus. Inimese taju, intuitsioon. Näha nähtamatu taha. Ja kõik see, mis ei allu kontrollile, on hirmutav. Miks muidu nõiaprotsesse keskajal tehti? Hea oli süüdistada kedagi, kes teadis, ja luua põhjus-tagajärg seoseid seal, kus seda ei olnud. Mõnikord oli ka tore, jutumärkides tore, lihtsalt nõiaprotsesse läbi mängida ja inimese iseloom on sageli ettearvamatu ja julm. Tooksin sellise paralleeli. Nõiad on nagu autistid. Me kõik oleme natukene autistid, me kõik oleme natuke nõiad. Kes 1%, kes 100%. Võid mõelda, kus sina sellel skaalal paikned. Kui nõid tähendab kõike seletamatut, siis ka sina oled ju näinud unenägusid, mis on mingil moel sind hoiatanud. Kas sa siis sellepärast oled paha? Muidugi on teatud piirid, mida ei tohiks ületada. Inimesele ei tohiks tema elu lõppu ette öelda, sest see paneb mingisugused mustrid paika. Kõik, mis on välja öeldud, on energeetika ja meenub siin Matrixi film. Meenutaks seda stseeni, kus Neo ajas vaasi maha. Ja kuidas enne seda vahetult oraakel talle ütles, et pole vaja vabandada. Ja kuidas ta pärast siis andis küsimuse, et kui ma poleks sulle seda öelnud, kas sa siis oleks ikka seda vaasi maha ajanud. Ehk siis selle ennustamisega seoses on ka oht, et võtad vastu võõrad koodid. Seetõttu ma alati tara lugemistes rõhutangi, et see ei ole ennustamine, vaid pigem sisekaemus ja saab vaadata protsesside kulgu, kuidas need edasi arenevad. Ka numeroloogiliselt on püütud nõidu kuidagi identifitseerida, et kes nad siis on. Täna hommikulgi Facebookis avastasin postituse, kus siis teatati, et nõiad on sündinud 7., 13., 22. ja 29. sünnipäeval, ükskõik mis kuus siis. Eriti siis, kui tegemist on noorkuu, varjutuse või täiskuu ajaga. Ja nii edasi, ja kõik need piiri peal olevad numbrid. Ja sellisel juhul klassifitseerun mina ka sinna alla. Aga mida see õigupoolest tähendab? Tegelikult ei tähenda sünnipäev ainuüksi mitte midagi.
on olnud perioode ajaloos, kus 13. päeval sündinud lapsi ei ole isegi tahetud ellu jätta, sellepärast et see on kindel märk, et nõid on sündinud. Ka 7. kuupäevaga on niimoodi olnud. Olen lugenud selle kohta. Aga minu mamma ehk siis isa vanaema ei olnud nendel kuupäevadel sündinud. Tema sünnipäev oli 5. detsember 1879. Alles hiljuti arvutasin välja ja avastasin, et tema elude number on meistrinumber 33 ehk siis 6. Mis on ka huvitav, sest kaldaja numeroloogia järgi on minu nime energia 33 6-le. Eks ma temaga tunnen ka mingit seotust, kuigi ta suri 3 aastat enne minu sündi. Siis 2 vägevat naist minu naisliini eelkäijatest on alati mu kõrval. Üks on siis seesama mamma. Ja teine on siis vanaema Elsa, kellega mul on täpselt üks ja seesama elude number, sama hingemissioon ja sama suguvõsa karma. Mis on ka huvitav, sest mina olen tema täielik vastand. Järelikult ma olen sealt midagi väga tõsiselt murdnud. Aga mammast rääkides veel, et klassikalises mõttes oli ta vana aja nõid, mitte uue ajastu tajuja või empaat. Ta oli osav kaardiladuja ja üsna täpne. Aga siin on jällegi see, et kas see täpsus oli selles, et tema sünnikoodis ka sõnade maagia välja tuleb ja oskus mõjutada sõnadega inimesi. Et kas see oleks nüüd juhtunud, kui tema poleks seda öelnud, või juhtus see olenemata sellest, et tema seda ütles. Jah, ta ütles väga täpselt oma lastelastele nüüd elukäigu ette ära ja mis natuke mind häiris ja millesse mu isa ka väga uskus, oli siis lastelaste suremise järjekord. Need muud ennustused, kes käib sõjaväes, kes mitu korda abiellub ja nii edasi, kes kaotab lapsi ja nii edasi. Noh, see viimane ka mitte just väga hästi. Võib-olla ei peaks selliseid asju ütlema. Aga ma mõistan, miks tollel ajal, tolles keskkonnas mamma jaoks ei olnud mingit probleeme sellest rääkida. See oli tavaline. Ma olen mingis mõttes temaga sarnane, aga totaalselt teistsugune. Mul on hea meel, et ma sellisest tugevast ja vägevast naisest põlvnen. Ja et ta toetab mind siiani hinge tasandil. Aga mul on ka hea meel, et ma saan olla mina ise. Kes ma siis olen? Ma ei kasutaks silte, mulle ei meeldi sildistamine. Ma naljaga pooleks alati ütlen, kui keegi minu käest küsib, kes ma olen, siis ma tahan vastata, et ma olen armastus. Ma olen valgus. Ma olen elu. Võib-olla sobiks sõna empaat, aga ka see natuke sildistab. Aga võib-olla lõpetangi selle mõttega, et
inimene on energia ja missugune energia ma tahaksin olla, siis ma tahaksin kindlasti olla armastus. Nii et selle sildi ja sõna asemel kasutaksin hoopis seda väljendit. Ole ka sina armastus ja näe elu helgeid külgi. Järgmiste kordadeni!